Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et täna olen tulnud siis Nohipalo Valgjärve äärde. Ja siin pidi olema Eesti üks kõige selgema veega järv. Ja ma oletan, et talvel jää all on ta veel eriti selge, sellepärast et tuul ei loksuta laineid ja värki ja kõike. Ja ehk siis hea võimalus vaadata jälle selle kalastuskaameraga vee alla ja proovime, kas me siis siit ka mingisugust kala saame. Et ma siin tegin kodus valmis ühe sükse naljandi, et tähendab, mul on siin selline kolmkand ketiga alt sükse punase kollasega ja siis panin niimoodi 30 centimeetrit kõrgemale ühe selle tirgu ka ja paneme vakla ka sinna külge ja vaatame, kas see ka kuidagi aitab. Või ma nägin YouTube'ist ühte sellist rakendust ja mõtlesin, proovin ka. Aga on ka veel 13 ritva kaasas. Kõik on juba rakendatud erinevate lantidega, et siis kui ühte ei võta, siis võtab teist. Ja tead, ma arvan, et siin on nii selge vesi, et kui me augu puurime, võib-olla on isegi ülevalt alla näha. Kui niimoodi põlvili minna ja ise sinna jääauku piiludes, ma mäletan kunagi Rummu karjääris oli küll niimoodi näha. Ja see on ka üks Eesti selgema veega nii-öelda karjäär, siis ütleme. Ja, aga ega midagi, kütame vee peale, teeme mõned augud ja vaatame, mis me seal all näeme. Mingeid tõendeid ma siin kalapüügist praegu ei näe. Eks siin alles sadas lund ka, võib-olla on sadanud kinni need kohad, kus keegi püüdnud on, aga üks loll lugu on, ma unustasin päikseprillid koju ja see on nii ere see päike, et siin on praktiliselt võimatu silmi lahti hoida. Ja mis ma teen on, ma jalutan sinna poole, kus päike on puude taga varjus natukene. Et proovin seal kõigepealt, sest siin ma ei saa silmi lahti hoida. Päris rets. Eks ma nüüd siin järjest mingid augud teen siis. Lumi on ikka päris paks. Päris jõhker. Ja mind huvitabki kohe see, et kas tõesti vesi on nii läbipaistev, et äkki ma näen juba nii-öelda põhja ära siit. Ehk siis ma viskan ennast kohe siin põlvili ja passime siia auku, mis meil siin paistab. Ei näe, hetkel küll ei näe. Ma arvan, et lund on nii palju peal lihtsalt, et valgus ei paista läbi siit eriti. Aga ma arvan, et lasen kohe selle tirguga rakenduse alla ja vaatame, kas midagi otsa tuleb. Et ma ei hakka kohe kaamerat laskmagi siin alla. Et käin natukene ilma kaamerata ja jõnksutan ringi. Et kaamera laseme suhtes pärast poole. Praegu, ja siin on kõige sügavam koht vist mingi 12,6 ja mis ta kirjutas seal infostendi peal. Et nii sügavale ma ei julgeks seda kaamerat lasta ka vist. Pärast rikub ära, veesurve nii suur ja see hiinakas, et lekib kuskilt vahele ja ma arvan, ma kuskilt ranna pool, kus vähe madalam on, lasen ta alla hiljem. Paar auku sai nüüd siin proovitud. Sügavus oli tõesti suur. Ei tulnud. Tulin siia rohkem kaldaäärde, kus siin pilliroogu ka veits on. Et vaatan siin siis lasen tõenäoliselt ka kaamera alla. Kaamerale sai tehtud väike modifikatsioon. Panin tinaplaadi alla, et raskust oleks rohkem ja kiiremini põhja vajuks. Et muidu on niisugune liiga aeglaselt läheb ja ma lasen ta ikkagi mööda juhet alla. Ja muidu see juhe jääb liiga krussi ka. See tõmbab nagu juhtme pingesse rohkem ja võib-olla annab seda kaamera suunda ka sättida paremini niimoodi. Aga ühesõnaga ühendan ära, lasen alla, vaatame, kas siin üldse mingit elu praegu näeb selle koha peal. Mis siin siis all on? Siin on mingi rohi all. Läks kuskile rohu vahele. Ehk siis ei midagi erilist. Tõstame veitsa kõrgemale tagasi. Ups! Nii.
et suht pime on seal all ikkagist. Ütleme nii. Panen korra öönägemis selle ka peale, vaatame, mis juhtub. Nii. Oi, mul oligi öönägemise peale jäänud. Aga hetkel midagi ei näe. Läheme kuskile, kus maltsa nii palju põhjas ei ole. Igal juhul ma ei ütleks, et siin nii väga selge vesi on. Ei paistnud midagi väga läbi, aga eks me lähme rohkem ranna poole ja kus seda hõljumit ja soga vähem põhjas on. Nii, ja midagi jäi otsa. Upo! Oi! Väike haug hoopis. Vot mis otsa jäi siis, väike haug hoopis. Hea küll, mine tagasi, ega siin all vist ahvenat enam ei ole, kui siukene tegelane oli. Aga vähemalt midagi. Mul selle talve esimene haug landiga. Võttis siis jah sellist. Aga läks hästi, et lanti ära ei võtnud, aga lähme siin kalda äärest edasi vaikselt ja vaatame, kas hakkab miskit ahvenat ka külge. Nüüd ma olen ühe koha peal, kus nii-öelda vesi on hästi selge. Ma olen siin ranna ääres ja kohe ütlen, palju siin sügavust on, lant on hästi näha. Aga jah, mul ei ole mingit seda varjendit jälle, mida pähe panna. Kui tahaks, et teie paremini seda ekraani näeks. Mina näen ise ülihästi seda ekraani, mind see ei sega see päike. Lihtsalt, et see peegeldab, kui mina selle nii-öelda osmoga seda ekraani siit filmin. See on probleem. Aga jah, ma ei saa nii teile praegu filmida vist, et ma püüan ja samal ajal siis lanti näete. Või teen natuke kaugemale augu. Vaatame, kas nii saab. Ma ei saa jõnksutadagi, mul on lant liiga jah. Selle kaamera ees. Aga kedagi siin all ei ole praegu. Ehk siis tuleb otsida kala. Nüüd on päris mitmes kohas juba kaamera alla lastud, aga ei ole kala kuskil näinud veel liikumas, et ei tea siis, kus kala on. Nii, all on rohi jälle, aga kala ei näe. Ehk siis hakkame manuaalselt otsima. Ega siin jõua selle kaameraga käia nii palju täna. See on vist ikka rohkem särjepüügi värk, et jätad selle kaamera paigale kuskile, siis söödad sisse ja vaatad, millal kala alla tuleb ja siis hea vaadata, kuidas võtab. Aga mis ma praegu teen, on päikega varsti loojamine juba, et ma puurin lihtsalt ja puurin ja otsin. Ma lihtsalt teengi niimoodi, ega mul siin muud varianti ei ole. Ja käin siis vahepeal teiste lantidega ka läbi need samad augud, mis ma olen juba puurinud. Mitte ainult selle ketiga landiga. Ja. Ma nüüd siin paksu lume all ühe koha peal näen jälgi siin ranna lähedal, et keegi on käinud ja otsinud. Aga need on nagu napilt näha need püügiaugud. Et enne seda viimast mingisugust lumesadu on käidud. Aga mul seni midagi. Et rohkem peale selle augi. Et mõni auk sai vaadatud jah kaameraga ka alla ja nägi suhteliselt kaugele. Raske öelda, kui kaugele täpselt, aga ühtegi kala ei näinud. Mikrofoni aku sai ka tühjaks. Seega praegu on kaamera enda selle mikri pealt heli natsa kehvem. Ma lasen natukene taskus olla sellel
mikril, ehk siis laeb võib-olla veitsa või noh, soeneb ülesse. Saab jälle mõnda aega veel edasi mikerdada. Nii, midagi tuli otsa. Jälle haug. Ma ei tea, mis teema nende haugidega siin on, aga väikseid hauge tuleb. Noh, ja nüüd ma siis püüdsin ühe teise õngega ja vaata sellise põigiga siis. Ja nüüd tuli sellise otsa siis see haug. Aga noh, ega midagi. Käin neid samas auke läbi praegu, mis mul ennem sai. Mis mul ennem sai puuritud, kus ma käisin selle ketiga, landiga. Aga noh, tundub, et ega siit vist midagi ei tule. Peab ikka minema jälle oma sopi peale. Vaikselt elus sööta valmis püüdma, sest et meil on tulemas kalastuslaager nädalavahetusel ja ehk siis kooli vaheaja algul. Ja ma pärast näitan ühte uut asja ka, mis meil on, süsteem. Mul on uus süsteem, kuidas arvestada siis kalastuslaagri kõige suurema kalasaajat nagu. Et see on niimoodi, siuke süsteem, mis kõik liigid lähevad arvesse. Ehk siis, aga seletan pärast, kuidas see süsteem toimib. Et võistlusaus oleks, panen siia 3 faili. Et saate pausi panna ja lugeda neid reegleid ja asju, et on siis esimene nii-öelda pilt on reeglid, teine pilt on siis nii-öelda tabel, mille alusel punkte arvestada ja 3. blankett on siis, kus läheb lapse nimi ja siis nii-öelda kalaliik kirja. Ja kogu selle asja mõte ongi see, et ütleme keegi, kes väga suure kiisa, nii-öelda kiisa skaalal, kiisa mõistes suure kiisa võib võita siis võistluse ära ja saab rohkem punkte kui keegi, kes saab näiteks keskmist mõõtu haugi, mis tegelikult on näiteks päeva pikim kala sentimeetrites, aga et just näiteks oleks võimalik ka suure särjega võistlus ära võita, suure ahvenaga, mitte niimoodi, et ainult siis haug läheks nii-öelda arvesse. Vaat selle mõttega saigi see tabel nagu tehtud. Ja ega siin rohkem tegelikult midagi sellesse videosse ei olegi, et oli kehva sükene natukene see päev, et 2 haugi ainult, aga uus järv sai natuke avastatud, tehtud jälle, aga on nagu on, võib-olla anname sellele järvele veel kunagi uue võimaluse, aga seekord jah, rohkem nagu midagi ei saanud ja veeluseid kaadreid ka väga häid ei saanud, et ju see lumekiht ikka liiga paks seal peal segas. Et seal ranna osas, kus oli põhi ka heledam ja liivasem, seal nagu natukene näha oli midagi, aga nagu sügavamale läksin või kuskile, kus jah, enam päike peale ei paistnud, siis väga midagi näha ei olnud, aga okei. Kerige magama ära kratid ja järgmises.